Aga siis on sul siin, ma vaatasin üks hästi kummaline hõbedane karbikene. Sa hakkasid enne nagu seletama, aga ma ei saanud aru, mis asi see on, mis salakarbikene see on? See nüüd salakarbikene, mis on tegelikult väga paljusid kuulsuseid aidanud ka. Mis mõttes? Näiteks Anneli Lahe on saanud oma kaalu ilusti paika tänu Simeoni dieedile. Ei, see on doktor Simeonsi dieedi nii-öelda üks osa. See dieet koosneb tegelikult mitmest osast ja kõige siis ütleme seal selline tähtsam on see, et sul ongi see teatud menüü, et sa hoiad sellest menüüst kinni, seal on teatud kalorsus ja sellised toiduained, mis siis aitavad sul tõesti just seda raskesti eemalduvat rasva nagu eemaldada. Ühesõnaga, point on ikkagi selles, et need imeväiksed kõrinad, mis siin sees on, see on BioLite sellised terakesed, mis on siis tegelikult kasesuhkur ja need aitavad su organismil saada hakkama, et vaata, sa ei langeks sellisesse täiesti nagu tardumusse ja et sul on vaata niivõrd mingite ainete, vaata sa pole harjunud, su organism läheb teisele režiimile, kui sa hakkad ju vähem sööma vaata ja piirad oma mingid. Ega ma mõtlengi, et see ei aita, et kui ma söön edasi normaalselt, nagu ma olen harjunud sööma, siis panen neid endale keele alla. Sa pead ka minema ikkagi siis selle... See on peaasi, see on ainult nüüd üks osa. See lihtsalt on toetav, okei. Ja on tehtud ka siis pikad uuringud ja siin on tugiisik on tegelikult kogu aeg sinuga olemas, päris inimene, mitte mingi AI või robot on ju, et sul on oma tugiisik, kes siis tegeleb sinuga, sa võid talle kas või õhtul kell 12 helistada ja näiteks oled mures või sul on tunne, et võt, nüüd ma murdun, nüüd ma tahan magusat midagi, alkoholi või mingi iganes. Võt siis see tugiisik on sinuga koos, ta räägib sulle retseptid, imemaitsvad retseptid, et ja kuu aega on siis see dieedi kestus ja tõesti sa natuke rohkem kuu aega kaota 40 päevaga 8-15 kilo. Ja see on tõesti nii. Sul on kakras 8 kilo. Et ma täiesti tõsiselt nüüd praegu kaalun alustamist, sest ma olen näinud nii Anneli Lahe kui Tiina Jansoni, et siin on olnud väga häid tulemusi ja nad on ise mulle nagu rääkinud, et ei mingit kannatamist, ei mingit sellist töö nagu hinnu langemist või et sa ei jaksa teha tööd või sa ei jaksa selgelt mõelda, et niivõrd tahaks juba seda kohvi või magusat või mingit asja on ju. Aga meil on ju mingid omad rutiinid, et ma tõusen hommikul üles, ma teen endale selle tassikese kohvi on ju. Enne seda ma joon muidugi vett sidruni ja ingveriga, aga mul on, ma võitlen nagu, eks ole, mingite rutiinide vastu ja kui ma ei saa seda kohvipiimaga võib-olla hommikul, siis mul on ju tuju on halb, et kas ma saan sealt mingi alternatiivi siis või? Ja, sest siin on nagu ikkagi täiesti toodud välja veel, millised puuviljad, millised köögiviljad, millised valguallikad, kõik on nagu puust ja munaseks tehtud ja seletatud veel lahti, et miks see või teine asi, et sa, see toit põhimõtteliselt tervendab sind, on ju. Ja isegi minu jaoks oli see nagu näljaks, et algul sa siis peadki võtma 1 kilo juurde. Ja, aga mõni saab paanikasse kohe. Ei, aga see ongi see, siin on kõik on nii läbi mõeldud ja see on nii läbi töötatud ja teaduslikult nagu uuritud, et siin ei ole mingit juhuslikke asju ja sees. Aga okei, oletame nüüd, et see 40 päeva ma tegelen endaga, jälgin sealt kõik mustvalgel, mis on kirjas, on ju, võtan väiksed tabletikesed ka vahele. Kui see aeg saab mööda, ma lähen ju vanale rajale tagasi ju. Vot siin pidi see huvitav asi juhtuma, et tuleb välja, et inimese organism, kui on 21 päeva tsükkel, siis sa tegelikult sinu organism harjub ära selle toiduga, mida sa tarbid. Kui sa saad seda nii õiges kogustes, õigete vitamiini kogusteda ja vaata, et sa ei ole nagu näljas või sa ei ole nagu sellises defitsiidis. Ja vaat siin tulebki see retseptide ja vaata selle juhendaja abi sulle nagu kasuks, et sul on kõik nii täpselt välja arvutatud, mida just sinu organismile vaja on ja et sul ei tule seda defitsiiti ja sul ei ole neid kõikumisi. Kas veresuhkrus ehk siis sa ei kuku tagasi sinna vanasse mustrisse. Ja kuna sul jäävad need retseptid on nii maitsvad ja head, sa jääd ka neid hiljem tegema, see muutub su toitumisharjumuseks ja see ei tähenda, et sa ei vahepeal ei või teha ka oma mingit lemmikpitsat süüa või ma ei tea, lemmik veini ja likööri on ju, aga sa muutud, su organism hoopis nagu
teistmoodi käitub ja sest need, öeldakse, et need pärmseened ja igasugused muud seened ja bakterid, et nad nagu toituvad sellest vaata suhkrust või mingist alkoholist, mis sa nagu seda kõike paha nagu sisse sööd ja vaata siis nad järjest rohkem tahavad ja need nagu cravings, vaata need isud tekivadki nende bakterite tahtest. Et nemad nõuavad seda kõik amps on ju, aga siis, kui sa harjutad selle ära, sa ei anna, ei ole, pole sükest asja, nad lihtsalt kolivad minema, noh. Kelle juurde? Ma ei tea, kelle teise juurde. See, kes kõrval magab. jah, täpselt. et nii on ja tõesti see, need näkileivad on siin näiteks selline asi ka, mis aga loe mulle mingi retsept, ma mõtlen lihtsalt, et tänapäevase kiire elutempo juures, kui ma trahmin ringi ja seal ma pean hakkama nüüd kaaluma mingeid koguseid, et seda täpselt porgandit nii palju ja ma ei tea, mis leemekest naa palju ja siis sa seal toimetama, noh, ma saan aru, et see on... No siin on äpp ka täitsa olemas, sul on äpp abiks, teed lahti, vaatad ära, kõik sul, noh, puust ja punaseks tehakse kõik, et... Kus küll tellida ei saa endale koju neid? Et keegi toob jooksu jalga sul iga päev? Ei, siin on ikkagi, et sa ise lähed poodi ja sa teed need toidud endal valmis, et noh, nii on ja sa oled enda ise nagu peremees ja mis on siin ka hea, et see nii-öelda see kaalu maha võtmine ja siis hiljem see maha laadimine, stabiliseerimine, need on kõik eraldi etapid ja sa teedki kõike nagu rahulikult, sul ei ole ka seda, et sa järsku liiga võtaksid maha, et vaata siis nahk jääb rippuma või midagi on ju ja et siin on ka kõike seda nagu väga täpselt välja arvutatud, et mulle... Kas selliseid laagreid ei tehta, doktor Simeonsi laagreid, et ma lähen 40 päevaks sinna, las teevad mulle süüa peab täitsa uurima. Ja masseerivad. Äkki tõesti on.